Tootmise innovatsiooni ja juhtimise arenguprogramm on loodud selleks, et aidata Eesti ettevõtetel tulla toime suurenenud konkurentsiga rahvusvahelisel tasandil. Ja siia programmi on oodatud õppima tulema inimesed, kes panustavad tootmisettevõtetes tulemuste saavutamisesse. Tehasejuhid, tootmisjuhid, erinevate üksuste juhid, tulemusüksuste juhid, innovatsiooni eestvedajad, tehnoloogiajuhid. Ja just selleks, et üheskoos õppida. Ehk siis selleks lisaks selle, et me kohtume mitme erineva ettevõttega, igat moodulit veab tunnustatud selle ala ekspert, on meie soov, et tekiks tugev võrgustik ja üksteiselt õppimise võimalus. Arenguprogrammi tootmise juhtimise ja innovatsiooni kohta me oleme üles ehitatud niimoodi, et meil on 5 moodulit. Ja esimeses moodulis me saame teada, millised on megatrendid ja tulevikutrendid, mis mõjutavad tootmist. Ja sukeldume sinna, et kuidas aru saada, et kuidas seda megatrendi või meie väljakutset tootmismaastikul enda kasuks ära kasutada. Ühesõnaga me loome teadlikkuse sellest, et meil on väljakutse. Teises moodulis me keskendume strateegia loomele ja vaatame sisse sinna, et kuidas konkreetne ettevõte ja tema osalejad saavad strateegiat hinnata. Et kas meie tänane strateegia annab meile võimaluse tulevikus olla edukas ja kui ei anna, siis kuidas me seda peaksime muutma, millised on need võimalused, mis meil juba täna olemas on. Kui me oleme saanud strateegilise suuna paika, siis 3. moodulis me keskendume innovatsioonile ja tehnoloogiale. Ehk siis millised innovatsioonimeetodid, vahendid ja tehnoloogiad aitavad meil siis ellu viia strateegiat. 4. moodulis me astume sealt sammu edasi. Me hakkame uurima, et kuidas toote või teenuse elutsüklit juhtida. Et see, mis me oleme välja valinud, mis viib meid edasi strateegiast, kuidas me siis seda reaalselt juhime ja kas me üldse juhime, kas me näeme tulevikus, et meie portfellis võiksid olla mingid väljakutsed ja kuidas me ennetavalt saame neid juhtida. Ja 5. moodul keskendub siis pidevale parendamisele ja organisatsiooni õppimisele. Nii et need esimese 4 mooduli teadmiseid, kuidas neid juurutada organisatsioonis nii, et organisatsioon õpiks nendest ja pidevalt parendaks. Et üksik osaleja või mõned osalejad ühest ettevõttest aineprogrammis ei suuda viia seda muutust ellu selliselt, kui suudab seda kogu organisatsioon. Nii et me õpime sellest, kuidas seda kinnistada, mida me omandasime. Ja kui nüüd siit sammu edasi astuda, siis tõenäoliselt viimases moodulis saame teadlikuks sellest, et tuleb minna uuele ringile. Et kohe, kui me oleme midagi juurutanud ja kinnistanud, me saame aru, et me peame minema uuesti tagasi esimesse, ehk siis vaatama, kuhu megatrendid täna edaspidi meid viivad, sest olukord on juba muutunud ja kuidas meie strateegia, mida me muutsime, uues olukorras töötab. Nii et sellepärast ma julgen ka väita, et see meie arenguprogramm on terviklik. Tootmise, innovatsiooni ja juhtimise arenguprogramm on üles ehitatud selliselt, et esimene kord, kui me kohtume, proovime viia kõikide osalejate teadmised ühele tasemele. Ja parim viis selleks on külastada ühte Eesti juhtivat ettevõtet. Ja selles ettevõttes me näeme, kuidas see ettevõte on juurutanud ja lahendanud väljakutse konkreetse mooduliga seotud väljakutse. Ja see on tugev pinnas, milles siis hakata teooriat omandama. Teisel päeval me kohtume virtuaalõppe vormis, nii et igaüks enda töökohalt saab mugavalt liituda ja fokusseeritult käsitleda teemat, milleks on konkreetse tööriista omandamine, mida siis iseseisvalt enda ettevõtte arenguks kasutada. Ja 3. kord, kui me kohtume, on juba EBS-is, kus me jätkame siis teoreetiliste ja kontseptsioonide omandamist ja toimub hästi praktiline vestlusring ja kus me lahkame siis mooduliga seotud väljakutseid üheskoos. Ma võin enda kogemusest rääkida, õppisin EBS-is Executive MBA programmis ja ma usun, et minu jaoks number 1 kasu oli see, et ma sain tugeva uue võrgustiku. Võrgustiku nendest inimestest, kellel on sarnased väljakutsed. Ja väga kihvt on teineteisest õppida. Vahest meil on samad arvamused, vahest täiesti erinevad arvamused. Ja see ongi see mitmekesisus,
minu jaoks, kus me tolereerime erinevaid arvamusi ja õpime teineteiselt avatult. Nii et ma kutsun kõiki siia osalema, sest siit sa ei saa mitte ainult uusi teadmiseid, teoreetilisi, sa ei saa mitte ainult praktilisi näiteid nendest ettevõtetest, keda me külastame ja kõikide osalejate praktilistest väljakutsetest, vaid sa saad ka tugeva uue võrgustiku. Ja see on üks kindel suund, kuhu me tahame välja jõuda, et EBS juurde tekiks tootmisvaldkonna tugev uus võrgustik.